Grand Canyoni ääres käidud, sõitsime välja Cameronis, kus on kuulus trading post, isegi ei peatunud ja nüüd keerasime ära Tuba City peale. Tuba Cityst tahame edasi panna Cayentasse ja siin on väga ilusad sellised värvilised savimäed. Nad on ilusad hea kuiva ilmaga, aga kui veidikenegi sajab vihma, siis on see tõeline nuhtlus, sest siis jäävad sul rattad siia kinni, jäävad sul jalad siia kinni ja moodustavad kohe hetkel sul metsikud platvormid, millest sa naljalt lahti ei saa. Ja see on nüüd Indiani Hopi reservaat. Hästi suur, mitte midagi. Cattle 7 miles. Tee ääres paistavad küll vaatavad ainult savised mäed ja savised varud ja savine pinnas. Läheneme Tuba Cityle. Siin olid indiaanlaste elamised. Saviseinte, savipaljude ääres, päris tröötitu maa, ei mingit varju ega mingit vett kusagil. Tuba City läbitud suund Cayenta peale, 73 miili. Seal on kavas tankimine, kõhu tankimine. Ja nüüd siis pikk sõit läbi põlis-ameeriklaste maa, nagu Viive ütleb, et mitte indiaanlaste maa. Nüüd läheneme Cayentale, siin on nüüd 19 miili. Temperatuuri on ainult 30 kraadi, et ilmselt loodus näitab ka, et kuna rohelustaatus on veidikene kõrgemale tõusnud, et ei ole enam savi, nõlvad. Ikkagi linnas on viljakas ja kannatab siin talvel ka kasvada. Jätkuvalt siis Indiaanimaal. Väga huvitav mägi, just arutasime, kas see on liivakivi või liiv, aga kuna taimestik püsib peal, siis järelikult peab ikkagi olema liivakivi. Seegi oli päris äge koht. Lõpetes vasakul on väga võimas. Cayentas kõht täis söödud Hiina toidust. Jalapeno chicken oli eriti äge. See on väga kõva vastutuulejooksu kana. Ja nüüd siis läheme Monument Valley poole. Nii, siit teatab, et Monument Valley'sse 25 miili veel. Võimas. Võttis sõnatuks, nagu ma kuulen, jah?